nii nagu meie instituut on ka ionsed vedelikud viimaste aastakümnete jooksul teinud läbi märkimisväärse arengu, et oma ettekandes ma püüan neid ajatelgi siis natuke võrrelda. Ja vabandan juba ette, kui kedagi pahandab, et slaidid on ingliskeelsed, et kavatsused olid head, võib-olla on siin saalis inimesi, kelle jaoks see on abiks ettekande mõistmisel. Aga alustame algusest. Mis on ionsed vedelikud? Tegelikult head definitsiooni ei olegi. Maakeeli lihtsalt võiks öelda, et tegemist on vedelate sooladega. Kui te kujutate ette soola, tüüpilist soola, keedusool, kristalliline aine, väga kõrge sulamistemperatuuriga, üle 800 kraadi. Aga ionsed vedelikud vastupidiselt siis on soolad, mis tavatingimustel on vedelikud. Ja miks nii? Nende ioonid on valitud selliselt, et nad ei saa moodustada korrapärast kristallvõret. Kationiks on enamasti suured orgaanilised asümmeetrilised ioonid ja anioniks on enamasti fluoreeritud ioonid, millel laeng on delokaliseeritud. Mis teeb sellised ained eriliseks, on nende unikaalsed omadused. Kuna nad koosnevad ainult ioonidest, siis on neile iseloomulik väga kõrge elektrijuhtivus. Samal ajal puudub neil aururõhk, nad ei saa lenduda. Lisaks on ionsetel vedelikel unikaalsed solvateerivad omadused, nad on võimelised lahustama või dispergeerima aineid, mida muidu on väga raske lahustada, näiteks süsinik nanotorud või tselluloos. Ja loomulikult on ionsetel vedelikel ka väga kõrge temperatuuritaluvus ja nad on ka küllaltki stabiilsed keemiliselt. Selline komplekt omadusi avab võimalusi mitmesugusteks rakendusteks. Ionsed vedelikud said esmalt tuntuks kui keskkonnasõbralik alternatiiv traditsioonilistele orgaanilistele solventidele, mille üheks probleemiks teadupärast ongi siis just nimelt lenduvus ja sellest tulenevalt kerge süttivus. Ionsetel vedelikel puuduva aururõhu tõttu on see probleem lahendatud. Solventidena on nad unikaalsed ka selle tõttu, et nende vedeliku ala, millises temperatuuri vahemikus on nad vedelikud, on väga lai, et alates siis madalast sulamistemperatuurist kuni siis kõrge termilise stabiilsuseni, et lagunevad nad alles kuskil 300 kraadi juures. Aga tagantjärgi on siis keskkonnasõbralike solventidena kasutamise perspektiiv osutunud mõnevõrra ekslikuks, aga see ei tähenda, et ei oleks esile kerkinud teisi alternatiivseid rakendusi. Juba mainitud kõrge elektrijuhtivuse tõttu on üheks peamiseks rakenduseks elektrolüüdid. Elektrolüütidena kasutatakse ionsed vedelikke mitmesugustes elektrokeemilistes seadmetes, nagu patareid, superkondensaatorid, ja sellest rakendusest tuleb ka hiljem kõige rohkem juttu meie labori kontekstis. Aga lisaks siis saab ionsed vedelikke kasutada määrdainetena triboloogias. On leitud ka võimalusi, kuidas nende abil anorgaanilise keemia meetodeid täiustada, kasutatakse materjali sünteesil, näiteks nanoosakeste valmistamiseks, mitmesugustes eraldusprotsessides, näiteks saab siduda gaase ionsete vedelikega. Et rakendusi on väga palju. Aga lähme siis edasi ionsete vedelike arenguga ajaloos, et nagu ma mainisin, siis sarnaselt tahaks seda arengut kõrvutada natuke meie instituudi ajaskaalaga. Et ionsete vedelikel eristatakse 3 erinevat generatsiooni. Esimene tuntud ionse vedeliku süntees on tagantjärgi omistatud Läti-Saksa keemikule Paul Waldenile ja seda siis juba aastal 1914, aga teadlik ionsete vedeliku arendamine sai alguse 80-ndatel, kui uuriti kloroaluminaate, mida siis saab pidada esimeseks ionsete vedelike generatsiooniks. Ja sellele generatsioonile on iseloomulik, et nad on küll toatemperatuuril vedelikud, keskenduti eelkõige nende ainete füüsikalistele omadustele, aga jäeti tähelepanuta keemilised omadused. Need soolad on väga tundlikud vee ja õhu niiskuse suhtes. Järgmine generatsioon tinglikult võib lugeda, et sai alguse 1990-ndatel, aastal 1992 tuntud keemik Wilkes publitseeris
imidasooliumsoolade sünteesi. Et see on siis teine generatsioon ioonseid vedelikke, kus lisaks füüsikalistele omadustele on tähelepanu pööratud ka keemilistele, et need ioonsed vedelikud on siis juba keemiliselt ka väga stabiilsed ja saame neid tavatingimustes õhu käes kasutada. Ja siis sealt edasi jõuame 3. generatsioonini, mida võib siis lugeda tinglikult, et 2000. aastatel sai alguse, kus lisaks füüsikalistele ja keemilistele omadustele hakati tähelepanu pöörama ka bioloogilistele ja keskkonnaga seotud omadustele. Ja laiemalt sai siis levinuks ka kontseptsioon, et me peaksime välja töötama ioonseid vedelikke spetsiaalselt mingile rakendusele sobivaks, et nii-öelda task-specific ionic liquids, et omadused siis välja töötatud vastavalt soovitud rakendusele. Ja see 2000. aastate algus on üldse ioonsete vedelike arengus nagu märgiline ja väga oluline, sest umbes sellel ajal sai alguse selline ioonsete vedelike tohutu buum, et kui jõuti nüüd lihtsalt nagu ainete sünteesist edasi selleni, et rohkem tähelepanu pöörati rakendustele, ka need teise generatsiooni ioonsed vedelikud, mis olid juba tuntud 10 aastat, hakkasid järjest enam jõudma praktiliste rakendusteni. Ja 3. generatsioonis siis hakati omadusi vastavalt rakendustele edasi arendama. Ja siinkohal olekski paslik siis jätkata sellega, et millist rolli mängivad ioonsed vedelikud meie laboris välja töötatud tehnoloogiates. Kui küsida TÜTis inimeste käest, et millega tegeleb arukate materjalide ja süsteemide labor, siis tõenäoliselt vastus on, et robootikaga. Jah, me tegeleme robootikaga, aga kuidas need sobivad omavahel kokku robootika ja materjaliteadus ja keemia? Materjaliteadus ja robootika on ühendatud pehme robootikas, mis on siis selline robootika valdkond, mis tegeleb seadmetega, mis saavad töötada koostöös bioloogiliste kudedega, kaasa arvatud inimkeha. Et robootika valdkond, mis töötab välja seadmeid eelkõige meditsiinirakendusteks, mis peavad siis olema pehmed, painduvad ja kudedega ühilduvad. Meie laboris on 20 aasta jooksul eelkõige tegeletud elektroaktiivsete polümärtsete täiturite ja sensoritega, milles siis ioonsed vedelikud mängivad suurt rolli. Mis on elektroaktiivsed polümärtsed täiturid? Et siin te näete ühte töötamas. See on polümäärne materjal, mis elektrivoolu toimel muudab oma kuju, ehk siis liigutab, nagu te siit näete. See on siis nii-öelda käitumine sensorina, käitumine täiturina. Aga vastupidiselt käitumine sensorina ilmneb siis, kui me seda materjali mehaaniliselt painutame ja selle tulemusena tekitatakse elektriline signaal, mida saab detekteerida. See materjal koosneb 3 kihist, poorsed elektroodid, mis on siis eraldatud membraaniga. Elektroodid võivad olla süsiniku baasil, juhtivpolümäärsed, metallilised, väga palju erinevaid võimalusi. Membraani jaoks kõige olulisem on see, et ta oleks ise elektrit mitte juhtiv, aga samas võimaldaks ioonidel liikuda. Kogu see 3-kihiline süsteem on siis immutatud elektrolüüdiga. Elektrolüüdina kasutamegi just neid samu ioonseid vedelikke, millest ma enne rääkisin. Ja kuidas me neid materjale valmistame, sõltuvalt siis täiturite koostisest ja sellest, mis komponendid parasjagu on elektroodiks või membraaniks, on erinevad valmistusviisid. Ja ka siin on 20 aasta jooksul käidud läbi pikk tee, et tänaseks oleme jõudnud juba pooltööstusliku meetodini, kus alustame tekstiilist ja katame seda erinevate funktsionaalsete polümäärsete kihtidega ja saame valmistada ükskõik mis mõõdus materjali ja selle siis omakorda lõigata endale sobivaks kujuks. Ja kõige olulisem, miks me selliseid materjale teeme? Juba öeldud, et pehme robootika üks eesmärke on välja töötada meditsiiniseadmeid, mida saaks inimkehaga kontaktis kasutada. Ja siin me lähtume sellisest Leonardo da Vincilikust uurimismeetodist, et kõigepealt me vaatleme loodust, õpime loodusest, kuidas erinevad liikumismehhanismid toimivad ja püüame neid robootikas rakendada, et siin te näiteks näete vaksikust inspireeritud robotit.
Ja võiks ju mõelda, et see on lihtsalt mänguasi, aga tegelikult niimoodi jõuame ka päris praktiliste meditsiiniseadmeteni, näiteks siin teisel pool Vaksiku kõrval näete pehme painduva otsaga juhitavat kateetrit, millega veresoontes navigeerida. Ja selline seade on abiks insuldiravil. Ja siin te näete siis ka seda Vaksik-robotit liikumas võrdluses loodus ja siis tehislik maailm. Aga ma vaatan, et me peaksime kiirustama, ma ei olegi veel jõudnud väga rääkida ioonsetest vedelikest. Ioonsed vedelikud täidavad elektroaktiivsetes polümeersetes täiturites elektrolüüdi rolli. Ja just nimelt ioonsete vedelike kasutuselevõtt elektrolüüdina on selles tehnoloogias olnud murranguline, sest ioonsed vedelikud võimaldavad meil valmistada materjale, mida me saame kasutada õhu käes tavatingimustel, sest ioonsed vedelikud, nagu öeldud, ei jaura, et meil ei teki probleeme kontsentratsiooni muutusega ja materjali kuivamisega. Et varasemalt, enne kui kasutati alternatiivseid solvendi baasil lahuseid elektrolüütidena, siis esinesid mitmed probleemid, aga ioonsed vedelikud on siis võimalikuks teinud selle tehnoloogia rakendamise normaalsetes tingimustes. Ja kui nüüd uuesti tagasi tulla selle juurde, et meil on teada 3 erinevat generatsiooni ioonseid vedelikke, et millised on olnud meie labori valikud siin. Et kõige rohkem on siis kasutatud meil elektrolüütidena imidasoolium baasil fluoreeritud anioonidega ioonseid vedelikke, mis kuuluvad teise generatsiooni. Ja seda on tehtud väga edukalt, et nendele sooladele on iseloomulik hea elektrijuhtivus ja madal viskoossus, millest tulenevalt siis on võimalik valmistada hea funktsionaalsusega täitureid, mis liigutavad, mille liigutusulatus on suur, mis liigutavad kiiresti. Aga see on tegelikult keskendumine ainult siis nagu täituri tööle, aga tegelikult oluline on ka vaadata rakendust, et kus me seda täiturit kasutame. Ja siin me jõuamegi selleni, et tegelikult me peaksime liikuma siis sellest teisest generatsioonist edasi 3. ja pöörama rohkem tähelepanu toksikoloogiale ja siis ka teistele rakenduste jaoks olulistele parameetritele. Et on teada, et ioonsed vedelikud, eriti see teine generatsioon, on siiski küllaltki toksilised mitmetele organismidele ja neil on ka väga karmid keskkonnamõjud. Aga õnneks me tänapäeval ka juba teame, et mida tuleb ioonse vedeliku struktuuris muuta selleks, et saada siis paremini bioühilduvat ioonset vedelikku. Ja kui siis see teine generatsioon ioonseid vedelikke, mida me esialgu elektroaktiivsetes täiturites kasutasime, võiks öelda, et see oli meie nagu eilne päev, siis meie tänane päev on siin. Just sel kevadel kaitses Fred Elchi oma doktoritöö, kus ta töötas välja esmakordselt täielikult bioühilduva elektroaktiivse polümeerse täituri, mille kõik komponendid on bioühilduvad. Elektroodina kasutuste juhtiv polümeer polüpürooli, mis on tuntud kui implanteeritav materjal, membraanina mitmesuguseid biopolümeere ja ioonsed vedelikud olid tal koliin-kationi baasil ioonsed vedelikud erinevate karboksüülhappe anioonidega, mis on siis ka bioühilduvad. Ja siit, kui see oli meie tänane päev, siis kus võiks olla homme? Ma räägin kiiresti veel 2 mõtet ära, aeg hakkab otsa saama. Siit edasi võiksime liikuda sinna, et ioonvedelik mitte ainult ei oleks ohutu kasutada ja mitte mürgine inimorganismile, vaid tegelikult ta võiks olla ka meditsiinirakenduses kasulik. Näiteks on teada, et on olemas farmatseutiliselt aktiivsed ioonseid vedelikke. Kui seda nüüd kombineerida elektroaktiivsete täiturite tehnoloogiaga, siis me võiksime valmistada multifunktsionaalseid meditsiiniseadmeid, mis näiteks aitaks transportida farmatseutilisi komponente sinna, kuhu vaja ja eraldada neid just sel ajahetkel, kui me seda vajame. Ja teine mõte siit edasi, miks üldse keskenduda ainult elektriväljale? On teada, et on olemas ioonseid vedelikke, mis reageerivad ka magnetväljale. Kas see võimaldaks meil äkki valmistada seadmeid, mis on juhtmevabad ja juhitavad siis mitte voolu, vaid magnetvälja toimel? Või äkki annab nii elektrivälja kui magnetvälja kombineerimine võimalusi valmistada seadmeid, mis on tagasisidestatud, et ühe väljaga me liigutame, teisega me detekteerime.
Ja need magneetilised ioonsed vedelikud enamasti sisalduvad metalle, mis annab veel unikaalseid omadusi, nagu fluoressents mõningatel juhtudel, huvitavad redoksomadused, näiteks värvimuutus erinevate oksidatsiooniastmete korral ja veel mitmeid huvitavaid omadusi. Aga siit ma tegelikult lõpetaksingi, et andsin teile kiire ülevaate ioonsetest vedelikest elektroaktiivsetes polümeerides, et kus me olime eile, kus me oleme täna ja kuhu me võiksime edasi liikuda. Aga ma lõpetaksin sellega, et mis toimub ioonsete vedelike valdkonnas üleüldse, et kui see buum sai alguse 2000-ndatel aastatel samaaegselt, kui loodi tüti, siis tänaseks võib öelda, et see buum on juba nagu vaibumas, aga kas see nüüd ongi lõpp või on see alles nagu siin artikli pealkirjas öeldud, et mitte lõpp, vaid alguse lõpp. Et tegelikult me oleme liikumas teadusest edasi innovatsioonini ja praktiliste rakendusteni. Et ma usun, et see nii on, sest ionsed vedelikud täna on juba leidnud tee mitmetesse tööstuslikesse protsessidesse. Ja ka siin me võiksime mõelda, kuhu meie siis oma laboris loodvate tehnoloogiatega edasi saame liikuda. Aitäh! Aitüma! Küsimusi? Tundub, et rääkisid nõnda hästi, et kõik said kõigest aru. Sul endal ka ei ole küsimusi? Minul ikka mõni on. Et esimene pool on sellest, et kuidas nendel kolmanda põlvkonna, või ma ei tea, põlvkond on võib-olla õige termin sellest, et kolmanda põlvkonna ionsed vedelikud, kuidas nende polaarsused on, kui me räägime nüüd solventide terminoloogias, või selles suhtes, et see ionsed vedelikud on nii vahvad asjad, et me saame rääkida nagu nii paljudest erinevatest terminoloogiates, et vahepeal võib nagu sassi minna, et mida me tegelikult öelda tahame. Polaarsus, kuna aine koosneb ioonidest, siis minu arusaama järgi ta ongi polaarne. Ta ongi polaarne, jah. Et no jah, solvendi mõttes siis, et kui me teda veega kõrvutame, siis ta justkui on mõneti parem, aga samas on tal mingid... Eks seal on erinevaid, see sõltub ju struktuurist, et kindlasti sa saad viia ioonsusse vedelike sisse ka väga mittepolaarseid osasid, pikad alküülahelad või midagi, või siis just ekstra siduda sinna väga polaarseid rühmi, näiteks hüdroksurühmad või midagi, et see ongi ioonsete vedelike võlu, et tegelikult struktuuriga mängides sa saad välja töötada just täpselt antud rakenduse jaoks vajalikke omadusi. Okei. Mul on siis teine pool küsimust, võib-olla haakub siin Taneli ettekandega kuskilt algusest, et kui tema uurib oma baktereid ja seal, et kas baktereid kasvavad ja kuidas neid baktereid ei kasvatata. Et kolmanda me teame, et teise põlvkonna ionsete vedelike puhul räägiti suurest rohekeemia lainest, kuid siis ilmes, mis kahjuks ei tulemata. Jah, ja siis ilmes, et need ionsed vedelikud ei ole teps mitte rohelised ja need pigem on nad päris halvad, kui nad loodusesse satuvad. Kuidas kolmanda põlvkonnaga on? Eriti need, mis on nüüd erinevate ravimi molekulide baasil tehtud või? Kolmanda põlvkonna üks märksõna peaks olema see, et vähendada toksilisust, et see ongi tegelikult esmane eesmärk ja siis omakorda see siduda veel spetsiifiliste omadustega, nagu siis need farmatseuutilised omadused või mingid parandatud lahustuvusomadused või mida iganes. Et kolmas generatsioon tegelikult eelkõige keskendubki sellele, et päriselt ka see rohepööre siiski ikkagi toimuks ionsete vedelike abil. Selge. No ma loodan, et see saab peagi teoks. Aitüma! Aitäh!